head kolleegid ja külalised, see täiskogu meil täna jätkub sealt, kus eelmine lõppes tegelikult. Me oleme üle saanud viiruselainest ja sellega seotud muredest, oleme ka kohanemas selle sõjalise ähvardusega. Ei lase seda muutuda normaalsuseks, aga oleme kohanenud. Meie mure number 1 tundub olevat aga inimesed ja see mure üha suureneb. Esimese põlvkonna kohtunikkonna massilise pensioneerumise ja tormilise põlvkonna vahetuse tingimustes peame üha selgemalt endalt küsima, keda me uute kohtunikena näha soovime, kust me neid inimesi leiame, mida neilt ootame ja mida neile pakume. Kummitava tööjõupuuduse tingimustes peame endalt küsima sedagi, kas ja millised tööprotsessid oleks võimalik automatiseerida ning millise kvalifikatsiooniga personali pikemas perspektiivis ja tööealise rahvastiku vähenemise tingimustes vajame. See on meie teema täna, ma räägin oma seisukohti siin, aga sissejuhatuseks teeme ülevaate kohtunikkonnas aasta jooksul toimunud liikumistest ja räägin ka paar sõna töökoormuse näitajatest. Meie kohtusüsteemis on kokku 254 kohtuniku ametikohta ja neist on täidetud 253, nii et selles mõttes ei ole halb. Eelmise aasta juunis toimunud täiskogus alates on emeriteerunud 7 kohtunikku, 1 on lahkunud omal soovil ka peale 3,5 aastast teenistust. Traditsiooniliselt me oleme näidanud siin uusi kolleege, kes meil on aasta jooksul lisandunud ja teeksime ka seda seekord. Tallinna ringkonnakohtus on teenistust alustanud Maris Kuurberg. Maris, tõuse püsti, näita ennast teistele. Aplausi. Harju maakohtus on tööd alustanud Katrin Paesoo. Katrin on meil olemas. Ma ei näe, mulle vastu paistab see volgus siit. Nii, siis on meil igatahes kindlasti koha peal Triin Siimpoeg. Triin, ole hea, näita ennast. Kristjan Paluteder. Kristjan on olemas. Karin Mölder on ka olemas. Ahti Kuuseväli oli ka. Keidi Sile. Andra Sild. Margit Roots-Tervishi. Margitit ei ole näha. Sandra-Kristin Kärner. Sandra. Lea Pähkel. Ja Nancy Marita Maltseva. Tartu maakohtus lisandus meile uute kolleegidena Alo Noormets, Anneli Roonet, Tanel Pürn, Anu Vilt, Mari Šihalejev ja Margit Jäätma. Margitit ka olemas. Pärnu maakohtus lisandus meile Liisa Nuut. Liisat ei ole näha. Ja Tallinna halduskohtus Pihel Sarv. Kohtusüsteemi sees on ka liikunud 2 kohtunikku. Seni Harju maakohtu kohtunikuna töötanud Elina Elkind astus ametisse Tallinna ringkonnakohtu kohtunikuna. Ja seni Tartu maakohtu kohtunikuna töötanud Margit Vutt astus ametisse Tartu ringkonnakohtu kohtunikuna ja juba ta astub varsti ka riigikohtunikuna ametisse. Nii. Aga jah, nii palju rõõmust. Edasi läheb, ütlete kõik allamäge, aga siiski ütleme murelikult. Meie ametis olevate kohtunike keskmine vanus 2023. aasta alguse seisuga on 49,4 aastat. Ei ole nagu halba.
Samas läheb lähema 5 aasta jooksul või võib minna pensionile lausa 65 kohtunikku. Ja sellel aastal on juba pensioneerunud 2 kohtunikku ning sellele järgmisel aastal on avaldanud soovi pensioneeruda veel 21 kohtunikku. Ja kui vaadata nüüd numbrid, siis kui täitmist vajavate kohtunikukohtade arv on järjepidevalt suurenenud igal aastal, kui 2017 oli näiteks 10 kohtuniku kohta vaja täita, siis eelmine aasta oli 24, siis eksamile soovijate arv on alates 2017. aastast kogu aeg vähenenud. Kui 2017 tuli meil eksamile 58 kandidaati, siis eelmine aasta kõigest 22. Ja konkursi tulemused on meil siis olnud sellised, et eelmisel aastal kuulutati välja 5 kohtunike konkurssi, soovitasime täita 24 kohtuniku kohta ja saime siis juurde 19 uut kohtunikku, kellest siis on 7 on siis varasemad kohtujuristi, 4 Riigikohtu nõunikku, 4 prokuröri, 3 vandeadvokaati ja 1 siis muust õigusametist. Ma eeldan, et see oled sina, Maris, ma arvan. Nii. Konkurssidel esitati kokku 96 kandideerimisavaldust, mis ei ole ju halb, keskmine konkursi näit on 4 kandidaati 1 kohale, aga siin on väike konks, eks ole. Tegelikult osalesid inimesed mitmel konkursil ja kandideerisid erinevatesse kohtutesse ja kui vaadata natukene selle numbri sisse, siis maakohtu 20 kohtuniku kohale kandideeris siiski vaid 27 inimest. Tsiviilvaldkonnaga on kõige halvem lugu, sest oli 13 kohtuniku kohta, millele kandideeris vaid 16 inimest. Ehk siis konkurss on tegelikult 1,23 kohale. Lisaks siis otsustati jätta täitmata 2022 3 tsiviilvaldkonna kohtuniku kohta, kuna väärlist kandidaati Riigikohtu arvates ei leitud. Nii, paar sõna ka statistikast. Mis meile otsa vaatab siin siis? Tsiviilasjad kõigepealt on täheldatav koormuse tõus. Eelmine aasta saabus siis maakohtudesse lahendamiseks siis asju rohkem 2,4%. See ei ole veel hullu. Küll aga tekitab muret maksekäsu kiirmenetluse kasv, asjade kasv, mis siis on võlavaidlus ja mis siis potentsiaalselt võivad ka siis edasi tulla. Siis tavalise tsiviilkohtumenetluse, neid kasv on koguni 18,4% ühe aastaga, eks ole, et meeletult palju on tulnud võlavaidluse asju juurde. Nüüd vaatamata sellele on tsiviilasjadest suudetud püsida senistes menetlustähtaegades. Maakohtutel oli 2022 siis lahendatud tsiviilasjade keskmine menetlusaeg 102 päeva, mis on vaid päev enam kui siis aastal 2021. Tunnustan kohtunikke ja kohtuametnikke. Edasi läheb allamäge. Süüteomenetlus. Ei ole olukord nii hea. Asjade arv on oluliselt vähenenud, jõudlus paranenud ei ole. Eelmine aasta menetleti maakohtutes koguni 18,6% vähem kriminaalasja. 7% vähem väärteomenetluse asju. Keskmine menetlusaeg paranes 1 päeva võrra eelmine aasta. 245 päeva, ennem oli 246. Aga veel hullem, edasi läheb kõik tõusvas joones, halduskohtud. 2022 saabus lahendamiseks 11,2% vähem asju kui aastal 2021, 2770 haldusasja. Samas keskmine menetlusaeg pikenes 127 päevalt 149 eelmine aasta. Ringkonnakohtutes asi veel hullem. Apellatsiooni määruskaebe menetluses eelmine aasta laekus siis 9,3% vähem asju kui 2021. aastal. Tsiviilasja, kokku siis. Ma ei hakka need siin valdkonniti lugema, aga kõik menetlustähtajad on pikenenud. Tsiviilasjade puhul siis on pikenemine 163 päevalt 2021, 197 2022. Kriminaalmenetluses 66 päevalt 81 ja halduses 214 päevalt 257. Need numbrite järgi on põhjust muret tunda. Võiks veel mõelda, mis saab siis, kui asju hakkab rohkem tulema. Halvenemine kajastub jõudluses kui menetlustähtajas kahjuks ka Riigikohtu menetlusstatistikas, iseäranis tsiviilasjades. Oleme jõudnud nüüd olukorda, ja nüüd tulles siis selle sisu poole, kus meie esmaseks mureks ei ole enam mitte puudus niivõrd materiaalsest ressursist, kuivõrd inimestest.
Meil lihtsalt ei jätku enam piisava kvalifikatsiooni ja sobivate isikuomadustega kohtunikukandidaate. Rahvastik vananeb ja noori kõikide ametisse ei jätku. See on objektiivne paratamatus. Tänaste noorte ees on sedavõrd palju võimalusi erinevateks töödeks, mille olemasolust me 10-20 aastat tagasi veel keegi unistada ei osanud. Eks ole, et sellisest mõnusast elust kuskil idufirmas, YouTuberina või jumal teab kus kohas veel. Aga kõige sellega on võimalik raha teenida. Kohtuniku konkursse on läbi kukkunud ja on ette näha, et need ebaõnnestub ka edaspidi. Me ei ole suutnud veel hullemal olukord kohtujuristide leidmisega. See on ilmselgelt näha, et konkurssidel enam kandidaate ei jätku. Kuigi kandidaate on otsitud, selle nimel ka tööd tehtud ja kuigi igal aastal lõpetab ülikoolis õigusteaduse diplomiga sadu noori ja ei ole ka palk ei kohtunikul ja kohtujuristil iseenesest ju halb. See tähendab, midagi tuleb välja mõelda. See on meie ühine mure kõigil siin. Meie ees on hetkel ka suhteliselt valusad valikud. Kas me täidame kohtuniku kohad ära inimestega, kes on parasjagu kättesaadavad ja ületavad lati minimaalselt, tahasin kasutada sõna kahuriliha, aga siiski. Või me ütleme, et eluaegne amet on siiski selline, et me nimetame sinna vaid igas mõttes siis kõrge tasemega juriste ja kui neid ei ole saadaval, siis tuleb kohad täitmata jätta seniks, kui kasvab peale või tuleb uusi kandidaate. See on väga valus valik, aga me peame selle valiku mingil kujul tegema nüüd. Kui me valime variandi, et me täidame kõik kohad igaks juhuks ära, siis me lisaks võtame ka pealekasvavalt juristide uuelt põlvkonnalt võimaluse ise neid kohti tugevate kandidaatidega täita. Mina arvan, et pigem tuleks kohad jätta täitmata. Reaalsus on muidugi see, et kohtuasjad lähevad keerulisemaks ja nõuavad lahendajalt üha kõrgemat kvalifikatsiooni. Kohtade täitmata jätmise hinnaks on arusaadavalt teiste kohtunike koormuse suurenemine ja menetlustähtaegade edasine pikenemine. Loodan teadlike valikute tegemisel siis kohtuniku kompetentsi mudeliga, mida siis siin Ave teile varsti presenteerib. Meil ei ole selget käsitlust kohtunike värbamisel, kas me otsime siis pigem noorte seast kohtunikke, kasvatame ise neid, või peaksime eelistama kogenud inimesi justiitssüsteemist ja lähtuma kohtuniku ametist kui teisest juristi karjäärist. Seni oleme võtnud mõlemast karjääriharust inimesi liikudes, aga vaikselt kogenenumate inimeste eelistamisele, pigem võib vist niimoodi öelda. Sellega kaasneb muidugi teine mure. Kohtunike värbamisel, eriti süüteovaldkonda kujunemas mustriks, me võtame inimesi prokuratuurist, kellel omakorda siis võib tekkida ühel hetkel häda uute inimeste leidmisega, ehk kui öelda maakeeli, me varastame üksteiselt pükste jalast. Et see ei ole ka jätkusuutlik, sest ega meil on vaja kvalifitseeritud juriste ka advokatuuri ja prokuratuuri ja eks me peame ühiselt arutama ja mõtlema, kuidas justiitsvaldkonna inimesi tuua. Levinud arusaama järgi ei vasta ülikooli lõpetajate kvalifikatsioon õigusmaastiku üha suurenevatele ootustele. Viimasel 5 aastal, 2018–2022, tegi kohtuniku eksamit 126 inimest. Esimesel korral tegi selle eksami positiivselt vaid 31 inimest ja teisel korral 9. Keskmiselt õnnestub alles iga 4. eksam. See ei ole mingil kujul aktsepteeritav, hea näitaja meile. Õigushariduse kehvast seisust oleme palju rääkinud ja seda ma ei hakka siinkohal kordama. Loodan, et ära muudetakse õigushariduse suurimad pidurid, tasulise päevaõppe ja integreeritud õppekeelud. Samuti loodan, et minnakse edasi ühtse juristieksami projektiga nii või teistsugusel kujul, siis et me saame õiguskutsetesse sisenemise standardid ühtlustatud ja ressursid parema tulemuse nimel ka koondatud. Suur väljakutse on kogu Euroopas, kuidas peatada meeste kadu õigusest ja poisid tuua õigusõppe juurde tagasi. Kohtunikkonnas täna on meil naistel juba enam kui 3-kordne ülekaal. Nüüd noorte värbamisel kohtusüsteemi avaliku teenistusega üldiselt tuleb tõdeda, et me ei ole erasektoriga konkurentsivõimelised. Ja seda mitte niivõrd töö sisu ega isegi mitte palgatingimuste pärast, vaid kogu töökorralduse ja värbamispoliitika erisuste tõttu. Avaliku teenistusse inimeste võtmine baseerub 2 põhitingimusel, võtta tööle vaid täiskvalifikatsiooniga väljaõppinud inimene ja ka teha selleks avalik konkurss. Paraku on reaalsus see, et paremad noored seotakse erasektoriga juba ammu enne ülikooli lõpetamist ja avalik konkurss ei ole tööjõupuuduses motiveeriv viis kandidaatidele, kes eelistavad pigem personaalset lähenemist. Me oleme olukorras, kus täna ei dikteeri tingimusi tööandjad, vaid paljuski töötajad. Ja kuigi tudengeid justkui jätkub, ei vali nad enam lõpuks suures osas klassikalisi juura erialasid,
vaid leiavad töö hoopis muudes sektorites. Näiteks Saksamaal on tehtud statistikat, et 30% juuratudengitest õpib igasugustes alternatiivsetes programmides, mida 30 aastat tagasi veel olemaski ei olnud ja ei soovigi omada neist keegi klassikalist juuraharidust. Teisisõnu on konkurents headel inimestel jõudnud uuele tasemele, me peame konkureerima paljude teiste õiguselukutsete, veel enam aga muude valdkondadega. Tooksin siin paralleeli arstidega, kus ka riigi kulul õpitakse pikki aastaid, lõpuks aga minnakse tööle mitte perearsti ja kirurgina, vaid hoopis farmaatsiatööstusse. Nii lähevad meie juuranoored ära advokaadibüroodest startup-firmadesse, kus neid peibutatakse särava elu, osaluste, lugematute boonuste ja vaba töökorraldusega. Ehkki ma ei pea põhimõtteliselt õigeks, et noori kistakse liiga varakult õppimise kõrvalt ära ega lasta sellele pühenduda, siis peame me lähtume samast, mida teevad teised. Ehk siis need ei tahavad metsas elada, tuleb huntidega koos ulguda. Paraku see niimoodi on ja me peame ise ka oma personalipoliitikat muutma. Perspektiivsete noorte varajane väljaotsimine, neile selge karjääritee pakkumine, atraktiivsed tasustatud praktikaprogrammid, osakoormusega projektipõhised tööampsud, õigusemõistmise köögipoole tundmaõppimiseks, stipendiumid, õppelaenu kustutamine ja nii edasi tooks ehk süsteemi andekaid noori. Me oleme noorte värbamisega juba ülikooli ajal alustanud, nagu ka kohtuniku konkursside jaoks kandidaatide etteotsimisega, sest lihtsalt avalduse esitamisele enam loota ei saa. Kohtunikuamet tuleb muuta atraktiivsemaks noortele. Noorte silmis on see kohati kivinenud ja vanamoodne eriala. Kuigi meie kohtuniku palk on sama suur kui Saksa alustava kohtuniku oma ja 2 korda suurem kui meie lõunanaabritel Lätis ja Leedus, meil ei ole hullu siin. Kuid ainuüksi see ei too ikkagi inimesi süsteemi nagu näha ning ameti eluaegsus ja piirangud tunduvad tänapäeva kiiresti muutuvas maailmas noortele pigem hirmutavate ahelate kui motivaatorina tihtipeale. Uute inimeste värbamisel peame me arvestama uue põlvkonna arusaamadega. Töö ja elu kohta üldse ja ei saa neid mõõta seniste mõõdikute alusel. Üha enam on olulised pehmed väärtused inimeste jaoks, mida põhimõtteliselt ütles ka Wimbi siin. On väidetud ka seda, et uued põlvkonnad soovivad vähem teha tööd, ei taha teha ületunde, neid hirmutab suur töökoormus, tööd soovitakse teha rohkem paindlikult, kaugtööl, osakoormusega, soovitakse töötada selgete ülemuse alluvate suheteta ühtses tööperes, võtta piisavalt aega perele, õpingutele ja hobidele. Olulisem kui varem on uuele põlvkonnale võrdne tööalane kohtlemine ja pidev tunnustamine töö eest ning kestvad karjääri ja hariduse omandamise võimalused. Me saame paljus ka ise ära teha kohtusüsteemi kuvandi parandamisel, võimalike huviliste silmis, ilma et selleks oleks vaja suuri lisaressursse. Kui meie kuvandiks väljapoole on meie endi võimendatud massiivne ülekoormus, töökorralduse paindumatus ning ebaatraktiivne ja mittemotiveeriv töökeskkond, karjääriperspektiivide ja sotsiaalsete garantiide nappus ei olegi mõtet arvata, et süsteem noori peibutaks. Kohatine ka ebaõiglane meediapeks osades kohtuasjades ja kuvand tööga mitte hakkama saamisest ning vähene avalik tunnustus ei mõju samuti motiveerivalt. Me saame ja suudame oma töökeskkonna paremaks ja atraktiivsemaks muuta. Õnneks oleme viimasel ajal rohkem hakanud mõtlema noorte kohtunike sisseelamise hõlbustamisele, määranud neile mentorkohtunikud, vähendanud alguses töökoormust, teinud neile ühiseid inspiratsiooniüritusi ja nii edasi. Oluline on ka see, mida räägivad oma ametist teistele uued ametisse astunud kohtunikud ja muud süsteemisisesed inimesed. Kui alguses entusiastlikud noored kohtuvad paraku kohati vanemate kolleegide arrogantsuse, riiakuse, ükskõiksuse ja mahasurumisega, nagu kahjuks on signaale tulnud, kiirgab ka see süsteemist välja ja peletab. Palun, staažikad kolleegid, hoidkem ja toetagem oma noori. Ärge rääkige halba organisatsioonist ja tööst, ärge tehke maha aktiivsemaid ja ärge suruge alla nende initsiatiivi. Kuulake nad ära, isegi kui nende mõtted asjade parandamiseks võivad meile tunduda liiga harjumatud. Noori maha surudes saame iseenda oksa ja suurendame iseenda tööd. Samuti olgem rohkem avatud kohtuasjade avalikkusele esitamisel, meediaga suhtlemisel, ärgem alahinnakem ka seda. Mida rohkem me suudame avalikkusele mõistetavaks teha, mida ja miks me teeme, seda suuremat avalikku tuge ja tunnustust saame ka loota. Hoidkem mõttetud ja väiklased tülid endi vahel ja lahendagem need kohtusüsteemi sees. Mustriks ei peaks saama kohtusüsteemi naeruvääristanud sündmus hiljuti, kus omavahelisi kommunikatsioonihäired mindi avalikult klaarima uurijasse. Selle asemel, et kasutada olemasolevaid siseprobleemide klaarimise vahendeid. Kohtunikuametit saab muuta atraktiivsemaks mitmel viisil. Esmajoones töökoormuse optimeerimisega, mida saab teha ka töökorraldust muutes.
Ma vabandan nüüd, aga ma esitan mitmeid või mõningaid selliseid ebapopulaarseid mõtteid. Aga minu meelest tuleb kõik lauale võtta ja tabud kõrvale jätta. Meil ei ole mõtet loota täiendavat olulist materiaalset ressurssi kohtusüsteemi. Seega peame leidma võimalused olemasolevat maksimaalselt tõhusalt kasutada. Ja olen tasapisi jõudmas arusaamisele, et meie kohtusüsteem vajab põhimõttelist reformi. Esmalt tuleb leida võimalused maksimaalselt ja ühtlaselt ära kasutada kogu meie käsutuses olev inimressurss. Teiseks tuleb nendest töölõikudes, kui ta saab automatiseerida, kus saab rakendada tehisintellekti sujuvalt seda rakendama hakata. Kolmandaks tuleb kogu kohtute juhtimine ja töökorraldus muuta paindlikumaks ja meeskonnapõhisemaks. Ma arvan, et aeg on küps asuda tõsiselt rääkima ühes kohtuastmes kohtute ühendamise üle. Et meil võiks olla üks maakohus, üks halduskohus, üks ringkonnakohus, kellel võiksid olla omakorda erinevad valdkonnapõhised struktuuriüksused, et asutust oleks võimalik tõhusalt juhtida. Selle väärtuseks oleks esmalt kohtuasjade ühtne jagamine kogu riigis, millega saaksime koormust ajutada, kogu inimressursi kasutusele võtta ja tagada ka ääremaadel huvitavate ja väljakutset pakkuvate kohtuasjade lahendamise. Samuti saaksime vabastada kohtunikud seotusest kohtumajadega, mis jääksid töökohtadeks, kus vajaduse korral tööd tehakse ja istungeid peetakse. Kogu saali ressurss ja kabineti ressurss võiks olla kohtunikel üle riigi kättesaadav, kasutatav veebis broneerimisega. Menetlusosalised ja kohtunikud kohtuksid kohtumajas, mis logistiliselt parasjagu sobivaim. Muudatusega kaasaks paratamatult vajadus suurendada kohtujuhi võimu ja struktureerida juhtimist sisulises plaanis ning seda kohtute täiskogude senise võimu arvel. Julgen arvata, et kohtujuhtidel peaks olema rohkem võimalusi asutuse juhina ümberkorraldusi teha ning lahti tuleks saada kohtutes kohati esinevast üldkogudele omasest ebaefektiivsest rahvaettevõtte juhtimise mentaliteedist ja kõigele vastu olemisest. Julgen riskida ka mõttega, et ressursi otstarbekamaks kasutamiseks võiksime loobuda maakohtu ja halduskohtu pädevuse rangest piiritlemisest ja võimaldada ka halduskohtunikel lahendada olukorras, kus need oma koormus võib-olla langeb, mõningaid maakohtu pädevuse olevaid asju, näiteks tsiviilkohtumenetluses naabrivaidlusi või kinnisasutuse paigutamist või eestkostet, võib-olla hooldusõigust või ka mõningaid väärteoasju. Nii me kaotaksime ära selle vaidluse, mis kohus on pädev midagi lahendama ja teiseks saaksime siis vajadusel ametisse nimetusega rohkem halduskohtunikke, kelleks on ka saada soovivaid kandidaate, näib olevat ka rohkem. Kõige sellega peaks kaasas käima kohtuniku mõistliku koormuse kokkuleppimine ja selle hindamise edasine täiustamine. Üldiselt aktsepteeritavalt peaks olema selge, millist tööd ja mis mahus me kohtunikult saame oodata. Me oleme maha jäämas tööprotsesside automatiseerimises ja tehisintellekti kohtumenetluses rakendamises. Senine KIS ei ole tegelikult midagi enamat kui pabermenetluse peegeldus arvutis. See ei ole võimaldanud menetlusel ressurssi kokku hoida, pigem tekitanud lisatööd. Ainus reaalne pluss on kaugtöö lihtsustamine ja menetlusosalistega suhtlemine. Ja õppimine, et me suudame arvutis töötada. Nähes ja osanud ka ise ChatGPT koolitusel, võime näha, mina olen näinud, võime ette kujutada, mida see praegu suudab, võime näha, mida ta suudab ja võime ette kujutada, mida see suudab 10 aasta pärast. Meil on viimane aeg hüpati sellele rongi peale ja panna kokku üks tugev ajutrust, kes kastist välja mõeldes pakuks välja võimalikud automatiseerimist võimaldavad töölõigud kohtumenetluses. Samuti kohad, kus me võiksime püüda rakendada tehisintellekti ja seejärel see projekt ka töösse anda. Julgen siinkohal pakkuda mõned mõtted, mida võiks siis menetlusarvuti üle võtta ja kuidas abiks olla. Esmalt tuleks kogu menetlusdokumentide süsteem muuta dokumendipõhisest andmepõhiseks. See tähendab juba alates tsiviilasjas näiteks hagi või ka muu avalduse andmetest, siis genereeruksid edased menetlusdokumendid juba nende pinnalt automaatselt kuni lahendini välja. Istungi salvestiste alusel peaks olema võimalik genereerida intelligentseid protokolle lühikokkuvõttena olulisest. Tehisintellekt tuleks ühendada seaduse, kohtupraktika ja õiguskirjandusega, veel parem ka teiste riikide vastavate andmebaasidega, nii et asjaolustest saaks genereerida õigusliku raamistiku selgituse pooltele ja pakutava asja lahenduse koos oluliste põhjendustega. Samuti suudaks tehisintellekt inimesest märksa paremini töödelda teinekord hoomamatult mahukat tõendimaterjali. Tuues välja neist päriselt olulise, leides ebakõlad, lüngad ja vastuolud ning aidates teha järeldusi. Kohtuniku rolliks peaks jääma tehtu ülekontrollimine, eelkõige ka asjaolude lõpptuvastamine esitatu põhjal. Õiguse edasiarendamine, ebaõigluse kohandamine väärtuspõhiselt ja kaalutlusotsustuste tegemine, samuti tehisintellekti puuduste tuvastamine ja kaasaaitamine selle edasiarendamisele. Julgen arvata, et arvuti võiks kaugemas tulevikus võtta üle enamiku praegusest sekretäri ja kohtujuristi tööst. Nüüd,
Seega vajame ka edaspidi oluliselt vähem, kuid senisest märksa kõrgema kvalifikatsiooniga ja ka kallimat tööjõudu. Seda enam peame mõtlema tulevasele personalipoliitikale. Julgen arvata, et aeg, kus iga kohtunikul on temaga personaalselt seotud sekretär ja kohturist, saab paratamatult ümber ja seda juba enne tehisintellekti kohale jõudmist menetlusse. Esiteks lihtsalt ei jätku inimesi. Pidev kaadrivoolavus, tehnilised ametite automatiseerimine ja vajadus teistsuguse tugitöö järele muudavad selle paratamatuks. Seega peame mõtlema ka kohtujuristi ameti tulevikule. Ma näen siin kahte suunda. Esmalt tõesti kohtuniku abilised tehnilisemates küsimustes, mida praegu arvuti teha ei suuda. Teisalt aga võiksime valmistada ette tuleviku kohtunikke, kellele tuleks anda senisest laiem võimalus juba enne ametisse astumist, kohtuniku käe all asja lahendamist ja menetluse juhtimist proovida ning end ametiks ette valmistada. Kuniks me ei ole kaugemale jõudnud, võiksime minna üle töökorraldusele, kus sekretärid ja kohturistid oleksid vähemalt osaliselt kohtunike või vähemasti mingi piiritud üksuse ühisvaraks. Sedasi oleks ka praeguseid probleeme asendamisega ja inimesed saaksid töötada erinevate kohtunike juures, ühtlustuks ka praktika. Kohtuniku potentsiaaliga kohtujuristidele, aga ka kohtuniku abidele, miks mitte, võiks teha selge programmi kohtuniku ametiks valmistumisel ja perioodiliselt hinnata selle läbimise edukust ja kandidaadi valmisolekut astuda kohtuniku ametisse. Ringkonnakohtunike taimelavana võiks lihtsustada esimese astme kohtunike osalust ringkonnakohtu koosseisus kaasistuva kohtunikuna pikema ja stabiilsema programmi alusel. Lisaks võiksime läbi mõelda tõsiselt, kas keerulisemad kohtuasjad võiksid alata teisest kohtuastmest. Et lühendada menetlusaega ja vähendada kohtuastmeid. Loomulikult eeldab see nii ringkonnakohtu kui tõenäoliselt ka Riigikohtu organisatsiooni mõningast muutmist ja ressursi ümber suunamist, kuid mõte vähemasti väärib mõtlemist. Riik saab kohtuniku ametit atraktiivsemaks muuta sotsiaalsete garantiide täiendamisega. Esimeseks sammuks võiks olla ja peaks olema kohtuniku töövõime hüvitise taastamine. Praegu langeb end riigi heaks vigaseks töötanud kohtunik süsteemist väljudes sisuliselt vaesusse, mistõttu oleme seni mõistvate kolleegide toel ja teiste töö ärategemise najal hoidnud süsteemis ka inimesi, kes füüsilise või vaimse seisundi tõttu tegelikult ei peaks ega ka tohiks kohtunikuna töötada. Nad tuleks tervise tõttu ametist vabastada, nagu näeb ette ka kohtute seadus, kuid selget korda, kuidas selle eeldused tuvastada, ei ole. Vastav ettepanek jõudis korraks küll ka kohtute seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse väljatöötamise kavatsuseni, ent poliitilistes tõmbetultes ometigi seaduseks ei saanud. Olen kindlalt seismas selle eest, et mõlemad küsimused saaksid rahuldava seadusandliku lahenduse ja vähemasti see töövõime hüvitis taastataks. Kuigi kohtuniku palgale endale ei saa täna vähemalt alustava kohtuniku mõttes midagi olulist ette heita, olgu võrreldes teiste õiguselukutsete või välismaiste analoogidega, siis küll saab heita ette seda, et see põhimõte, et kõigile sama astme kohtunikele ühesugune palk, ei ole mingist faasist enam motiveeriv, kuna palk ei sõltu ei tööpanusest, kvalifikatsioonist ega töötatud ajast. Palgakorraldus võiks aga motiveerida inimest rohkem panustama, ennast koolitama, omandama teaduskraade, spetsialiseeritud teadmisi. Arvan, et palk võiks koosneda fikseeritud põhipalgast ja motivatsioonifondist. Samm õiges suunas oli kohtunike ja kohtunikuametnike roteerimise lihtsustamine tagasitulemise garantiide parandamisega. Motivatsiooni kohtunikuna ametisse astuda võiks suurendada ka teadmine võimalusest vahepeal aeg maha võtta või töötada mujal riigialutuses või ülikoolis. Osakonnad vahelülina kohtu juhtimisel peaksid pakkuma täiendavat karjäärimotivatsiooni. Kaaluda tuleks ka kohtunike tegevuspiirangute lõdvendamist, võimaldades muuhulgas osaleda ka äriühingute tegevuse korraldamises, iseäranis osakoormusega tegutsemisel. Seda muidugi tingimusel, et lisategevusega ei häiritaks kohtuniku tööd. Riigipoolsete täiendavate pensionifondi maksete tegemine muudaks kohtunikuameti atraktiivsemaks ja seda just teise karjäärina kogenud advokaatide ja prokuröride jaoks, kes võiksid enne pensioneerumist 10-15 aastat panustada kohtusüsteemi ja teenida välja väärika pensionilisa. Meie süsteem on liiga jäik, seda nii süsteemi sisenemise kui ka väljumise kriteeriumite osas, nagu ütles ka õieti Imbinet. Suurem paindlikkus võimaldaks meil siduda süsteemiga rohkem inimesi. Me võiksime kaaluda, kas muuta senine kohtuniku 3-aastane sisseelamise aeg tõeliseks prooviajaks. See tähendab, et kohtunikuks nimetaks sisuliselt ametisse esmalt tähtajaliselt. Tähtaja möödudes hinnataks tema lahendid ja tegevust põhjalikult ja igakülgselt ning alles seejärel nimetatakse tema taotlusel ametisse eluaegselt. Nii saame maandatud hirmud, kas nimetada neid kahtlusi ja küsimusi tekitavad kandidaat kohe ametisse eluks ajaks, anda neile võimalus end tõestada, ega me ei peaks neid ka liigpõhjalikult kontrollima. Kandidaadid saaksid aga enda jaoks väärika võimaluse kohtunikuametit tähtajaliselt proovida kas või osakoormusega, ilma et sellega kaasneks sobimatuse korral dramaatiline ametist lahkumine.
Selline süsteem teadaolevalt ka mitmetes välisriikides. Nii saaksime süsteemi juurde inimesi, kes ei ole endas esialgu kindlad, kuid sooviksid proovida. Mainin ka seda, et tänane süsteem riigisaladuse loa saamiseks vajalik julgeolekukontroll kõigile kohtuniku kandidaatidele selles mahus on Euroopas teadaolevalt pretsedenditu. Pealegi seda luba enamus kohtuniku oma töös ei vaja. Mina isiklikult ei ole 20-aastase kohtuniku karjääris mitte ainsatki riigisaladusega luba asja näinud. Ning võib peletada ka kandideerimast eelkõige advokaate, kelle kliendi suhe võetakse vahepeal jälgimise alla. Me oleme põhjendamatult jäigad osakoormusega töötamise lubamisel, seda praegu üksnes lapsehoolduspuhkusega seonduvalt. Olukorras, kus häid inimesi napib, võiksime lasta teha rohkem osakoormusega tööd ja saaksime samuti häid spetsialiste, olgu näiteks ülikooli personali seast või teistest riigiametitest. Ka noored võiksid saada võimaluse proovida alguses tööd osakoormusega, mis võiks ka huviliste ringi laiendada. Ja lisaks oleks see hea võimalus hoida süsteemis kogenud kolleege, kes on väsinud täiskohaga rühmamisest, kuid pensionile siirdudes tahaksid siiski ja võiksid siiski osakoormusega panustada edasi. Lisaks ei peaks kohtuniku pensioneerumine tähendama tingimata lisatööd tema kolleegidele ja võiksime mõelda ka nii, et pensionile siirduv kohtunik lahendab lõpuni ära kõik lahkumise päevaks tema lauale jõudnud asjad, mitte et seda ei panda kinni asjade jagamist juba varem ja inimene siis töötab pikemalt aega kolleegide arvel. Lisaks võiksime pensioneerunud kohtunikest ja miks mitte ka muudest riigiametnikest või ka advokaatidest ja prokuröridest luua asendusvaru kohtunike korpuse, kel oleks kohtuniku kvalifikatsioon ja valmisolek tulla vajaduse korral appi asju lahendama. Valmisolekut ja kvalifikatsiooni tuleks muidugi perioodiliselt hinnata. Lisaks olen ka seda meelt, et ametist peab saama kohtuniku vabastada lisaks muule ka ebakompetentsuse tõttu. Olgu põhjusel, et juba algselt on süsteemi sattunud inimesi, kelle teadmised ei ole nõuete kohasel tasemel, või ka need, kes ei ole nõus või valmis end täiendama pööraselt tempoga muutuvas õigusmaailmas. Tagasisidestamine oma tööle ja võimalus seda hinnata on enamikus maailma kohtusüsteemide loomulik osa ja ka meie ei peaks seda pelgama. Loomulikult on vajalik, et hindamine oleks objektiivne erapooletu, ei läheks vastuolu eluaegsuse garantiiga ega saaks muutuda kellegi tagakiusamiseks ebasoovivate lahendite eest. Eluaegse ameti puhul peab ametist vabastamise põhjendus olema vaieldamatu ning professionaalselt ja erapooletult kindlaks tehtud. Nii palju siis kõiki halbu mõtteid, mida saab kõik ümber lükata järgnevate paneelidega. Elame ajal, ma arvan siiski, et kõik mõtted on süsteemi parandamiseks ja tõhustamiseks on teretulnud ja neid võib esitada. Nende üle võib vaielda, neid saab maha teha, saab esitada uusi ja paremaid mõtteid, mida ma hea meelega nüüd siin järgnevates diskussioonides ka kuulaksin. Nii et ootangi siis neid põnevusega, neid diskussioonipaneele, meile aga soovin ühiselt edukat täiskogu jätku.